Kas sa tahad vanglasse minna? Kas sa tahad vanglasse minna? Keegi rääbis mind! Mine kuradi pärast sa mind tagasi pöörad. Pööra ringi ja tõsta käed üles. Ma panen oma pileti luku taha! Ma panen oma pileti luku taha! Lasse mind lahti! Kus on võtmed? Kus on võtmed? Ma mõtlen, ma pole seda kunagi kellelegi teinud selle pärast. Suvi tähendab lõbustusparke, Ameerika mägesid, veeliuge ja perega lõbutsemist. Kohti, kuhu miljonid inimesed lähevad, et reaalsusest põgeneda. Aga mõne jaoks on päeva suurimaks põnevuseks kohtumine politseiga. Loeme kokku 8 kõige pöörasemat lõbustuspargis toimunud arreteerimist, mis on näha kehakaamera salvestistel, kus külastajad õpivad valusal moel, et pargi reeglid ei kuulu lõbu hulka. Tere tulemast saatesse After Hours, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Kas sa tahad vanglasse minna? Kas sa tahad vanglasse minna? Keegi rääbis mind! Alustame seda After Hours episoodi Universal Studios, kus unistused peaksid täituma, aga mitte Lia Salcedo jaoks, kelle kohta politsei ütleb, et ta lahkus poest ilma maksmata Kapten Ameerika mütsiga ja üritas põgeneda. Oota, lõpeta vastupanu või muidu lähed vangi. Kas sa tahad vangi minna? Kas sa tahad vangi minna? Mitte midagi. Sensor pöörab 10, olen 5. tänaval, kõnnin 5. tänaval. Me läheme tagasi seda teed, me helistame su emale. Palun, te helistate mu emale, pale 10:15. Ei, palun öelge mu emale. Kumb 10 tein aru? 10, 15. 1759. Kas saate seda infot edasi anda, palun? FBI hoiab mind kinni. Ei! Kas saate palun mu emale helistada? Ei! Kuidas läheb, Feliz? Vabandust, kas see on sinu hädaolukord? 56 minu emme. Aitäh, sa pead seda mobiiltelefoni panema, ma tean kontrollima. Palun. Tere, aitäh, sa oled kellanurgal. Liis, sul on maja kontrolli. Kas saad mind aidata? Sain aru. Kas saad palun mu emale helistada? Me helistame su emale. Hei! Kuulge, kas sa tahate 15 näha? Ma lihtsalt... Ma eeldan seda! Ma olen praegu. Uskonnad on USS-i sillas, 12 aastaselt. Palun! Tere, sain aru, 1015, mis toimub? Kas sul on see silm, mida mul vaja on ja liigud jälle USF-i poole? Üks või 2 iived jälgivad ka relva. Tegelikult tee nii. Ma olen kood 4. Aga $26 müts oli alles tema probleemide algus. Politseiraporti kohaselt ütles ta turvatoas ametnikele, et on alaealine, kuid inimene, kes oli kohe tema saladuse paljastamas, oli tema enda ema. Sa hoiad mind väga kõvasti. Ma pean oma politseinikku nägema. Ma pean oma politseinikku nägema. Saad, mis saad? Ei! Jah, sina otsustad põgeneda. Sa ei saa tappa, keda iganes tahad. See ei käi nii. Kui sa oleksid neid kuulanud, oleks kõik olnud hoopis teistmoodi. Võta istet. Võta istet. Võta istet. Ma pean! Lõuna 5, lõuna 4, tagasi 10:08. Ma küsin! Peatu ja kuula. Sa ei taha, et see kontrolli alt väidub. Okei? Mul on vaja, et sa juba lahkuksid. Meie käest. Peakorter 372. Küsi temalt. Ja me teavitame vastavaid inimesi. Me peame seda tegema. Oota, räägi 372 ta. Ma olen 56 Sierraga. Ei, enam valesid ei tule. Vaata mind. Kui vana sa oled? Sa oled 17. Sul on isikut tõendav dokument? Nii, okei, esimene siis. Ma olen üsna kindel, et olin aus. Mul on lihtsalt üks küsimus. Kus ta on? Kas ta on ikka veel baaris? Emme, palun tule! Kiirusta! Mida ma sulle ütlesin? Mida ma sulle ütlesin? On ju? Peatu! Kas ta tuli otse siia? Jah, ta oli kinni surutud. Ära räägi vabadustest pärast seda, kui siin Pihmas poes varastades kinni võeti. Mina... See on ikka veel seal ääres.
keegi ei riku sinu õigusi, sa oled. kui sa räägid emaga, räägi kindlasti temaga väljas. Ma ei tee seda. Äkki trust them. Kui sa viid. sest kui sa tood ta siia, ta hakkab karjuma ja lärmi tegema. Siit tuleb jälle üks draama. Mida mõtlesin, kui sul on see ükskõik mis protsentaks? Pärast seda, kui oled higistanud. Kui sa kuulad ja teed, mida sulle öeldakse, siis see on ainus asi, mis aitab sinu olukorda parandada. Seega soovitaksin sul sügavalt sisse hingata ja lõpetada rääkimine, kuni sinult küsimusi küsitakse. Me toome su ema siia. Kas on midagi, mida te peaksime tegema, et ta saaks kohal olla, sest sa oled alaealine ja tema kinnitab, kes sa oled ning aitab selle ära korraldada? Nad helistavad emale, aga selle asemel, et kinnitada, et ta on alaealine, räägib ema politseinikele ilmselt tõtt tema vanuse kohta. Kuula, nagu ma ütlesin, kui sa poleks jooksu pannud ja lasknud kõigil siin pargis sind taga ajada, oleksid sa ilmselt juba 15 minutit tagasi siit lahkunud. Kas sa mäletad seda EGO 85 feimas olevat olukorda? Ei, lõuna 4, ma olen 8. Lõuna 5. Lõuna 4, ma olen tagasi. Nad lähevad temaga kohtuma. Kus sa elad? Wow. 10, 4, 10, 5, 6. Minuga on kõik korras, Mau. See polnud tema küsimus. Kuula, mida ta ütleb. Sa oled 17. Kus sa elad? Ma ei tea, mis toimub. Kui ema räägib meile niikuinii, miks sa ei võiks ise rääkida? Lea, sa saad aru, et kui sa küsimusele ei vasta, teed sa asja raskemaks. 5940, sa väldid mu küsimusi. Kui sa ei ole vastanud lihtsatele küsimustele, mis ei ole selle inimesega seotud, siis on väga tõenäoline, et sa lõpetad vanglas, kui sa ei räägi. Ma küsin ainult lihtsat küsimus. Kus sa elad? Sa elad Texases. Me oleme Texases. Kas teil on kleebised olemas? Kas te olete puhkusel? Politseiraporti kohaselt saavad politseinikud teada, et Liia on 20, mitte 17. Ja see tähendab, et alaealistele omast leebet kohtlemist ei tule. Sa polegi alaealine. Sa oled imeline tüdruk. Mis see on? Ta polegi alaealine, kuulsin teda ütlemas. Ta ei ole. Ta ei ole alaealine, ta on 20 aastane. Kõik korras. Jaa. See ei ole hea, sa just tegid seda. Sa muutsid selle paberitüki millekski palju enamaks. Ei, ma ütlesin Ginaale, et me ei saa ema siia tuua. Ja, Mul on veel 1 vaja. Mul on veel 2 vaja. kas sa nüüd andis sulle oma isikutunnistuse? Isikutunnistuse. Kas emal on oma isikutunnistus olemas? Jah, vaata, kas emal on isikutunnistus olemas. Ja ma ei saa ühtegi küsimust vastata. Kui sa ei vasta meie küsimustele, siis me mõtleme selle ise. Välja. Ei, sa oled täiskasvanu. Sa oled täiskasvanu. See pole mingi titteiga. Sa ei ole alaealine. Sa oled täiskasvanu ja sa pead oma tegude eest vastutama. Ja nüüd pead sa meile ütlema, kus sa elad. Ütle meile oma päris nimi või see läheb. Halva Max. Kas sul on? Jah, veel üks. Jah. Minu esineja. Court. Kas ema ei saa? Ei. Kas tal võib olla oma arvamus? Isikutunnistus. Hästi, kas ma kutsun ema? Las ma hängin selle teabe. Nii, kas sa? Tahaa. Sulle, vajuta oma ID-d. Tahad sellega tegeleda? Jah, ma lihtsalt kirjutan selle üles ja siis keegi tuleb talle järele ja viib ta minema. Ma võtan kogu info emalt ja kontrollin seda Texases, et näha, kas tema ID on seal olemas. Ei, sa oled täiskasvanu. Sa oled täiskasvanu ja nad esitavad süüdistuse. Kas keegi neist? Jah, kas keegi neist saab minuga kaasa tulla, sest ma ei tea, milline ema välja näeb. Ei, kas sa saad emaga näidata? Jah. Ma ei usu, et teil mõlemal on meie nimed. Ma ei usu. Sul ei ole tema isikut tõendava dokumenti. Mul ei ole, härra. Mul on ainult minu oma. Kus te näete provokatsiooni? Ma võin kõige eest maksta. Mis on tema päris nimi? Kas mul on teie juhi luba? Siis saan ma aadressi sealt kätte. Jaa, härra. Ei.
kas ma võin lihtsalt kõige eest maksta? Hei! hakkab juhtuma. Võtke näha. Ta läheb vangi. Kas ma võin kõige eest maksta, härra? Ma ei tea, miks see tema jaoks nii lihtne oli. Ta oleks pidanud minut küsima. Ta oleks pidanud ja ta poleks tohtinud ka kaubakaitsetöötajate eest ära joosta ja põgeneda. Ta lihtsalt ehmus, ma ei tea, mis Ja siis ta valetas ka, et on alaealine. Nii et ta ise muutis selle suureks probleemiks, kuigi see poleks pidanud olema suur asi. Palun. Härra, Mida ma saan teha, palun? me anname teile teavet, kuidas saate ta kautsjoni vastu vanglast vabastada. Kas me võime, palun? Te võite lihtsalt seal oodata. Kas ma võin, palun? Sa ei saa temaga rääkida, ta on täiskasvanu. Palun, härra, kas ma võin lahkuda? Siina, pead ootama. Istu lihtsalt tingile ja ma annan sulle kogu info, kuhu ta läheb, kõik üksikasjad ja telefoninumbrid. Koguväärtus kokku $219. Kõik selle eest, et saada Kapten Ameerika müts ja mõned suveniirid. Lia Salcedo sai süüdistuse pisivarguses ja talle keelati Universal Studiosse sisenemine. Kohtuandmed näitavad, et ta läbis esmakordsete rikkujate programmi ja juhtum lõpetati lõpuks. Aga ühel suvepuhkusel sai see turist teada, et Kapten Ameerika seisab õigluse, mitte poevarguse eest. Miks sa selle mulle viskasid, pagan võtaks? Pööra ringi ja tõsta käed üles. Pane käed minu pileti peale! Pane käed minu pileti peale! Me oleme endiselt Universal Studios, aga nüüd oleme kevadvaheajal Islands of Adventure'is, kus see naine, Shannon Kearney, väidetavalt kõndis lihtsalt piletiskannerist mööda ilma maksmata. Hei, ooda. Kuidas nii? Kuidas nii? Kus on pilet? Minu ämmal on see. Miss? Minu ämmal on see. Pardon to say siia. Me lähme nüüd. Lähme. Milleks? Mis probleem oli? Mine ei. Ma üritan aru saada, miks sa peatasid? Miks ta mind peatab? Sul ei ole praegu piletit. Sa oled pargis. Praegu on tegemist teenusevargusega. Lähme nüüd. Ma olen teenuse varas. Praegu oledki. Sa oled praegu pargis ilma piletita. Lähme nüüd siia poole. Ma üritan aru saada, miks see mees mind teatab. Ta üritab mind kogu aeg kellegi eest teatada. Ma pole isegi kogukonna liige. Lähme ja räägime sellest kontoris. Lähme. Ma olen Orlando politseiosakonna politseinik, nii et lähme. Las ma helistan. Noh, sa saad helistada, kui oled seal sees. Ma üritan oma piletit saada. Kui sa saad seal sees helistada, aga me lähme kontorisse. Ma ei pea kontorisse minema. Kui sa arvad, et ma pean minema, siis ma võin minna. Ma tean. Lähme kontorisse. Ma ei pea kontorisse minema. Kuula, ma olen politseinik. Ma annan sulle seadusliku käsu. Sa kas lähed ilma käeraudadeta või ma panen sulle käerauad ja viin su sinna. Kuula, nii et kõnni ise. Ma ei pea kontorisse minema. Kui sa tahad, et ma lahkuksin, siis ma võin lahkuda. Ei, praegu oled sa pargis, kus sa ei tohi olla. Mul on pilet. Minu ämmal on minu pilet. Aga praegu me lähme sinna sisse. Ei, ma ei vaja abi. Ja ütle mu emale. Ma annan sulle seadusliku käsu. Sinu esimesed süüdistused. Ma olen olnud süüdistuse all juba üle kuu aja. Seadus, nad jälitavad mind, helistavad mulle. Kui ei, siis meie... Kui ei, siis me lihtsalt veendume, et ta tuleks välja. Nad on siis. Nad on seaduses sees. Nad on seaduses. Ta ei järgi ma tämman. Nad on sees, nad on ema, nad on 7. Olgu, kui sa nüüd kontorisse ei lähe, lähed vangi. Kas sa kuuled mind? Lihtsalt vii mind vanglasse. Biibi, aga sa ei lähe. Pööra ümber, käed üles. Käi persse. Käi persse. Pane käed minu pileti peale. Pane käed minu peale. Ema, minu pileti peale. Oscar 371. Ma olen vastu pannud ja mul on sisenemiskoht. Kas ma saan teise? Mul on vaja, et sa haaraksid tal käsivarest kinni. Lase mul. Lase mul oma telefon kotti panna. Millisesse? Anna mulle. Milles? Anna mulle teada. Telefonis, härra.
Lähme. Oskar. 371, kas ma saan 45? Aga ma sai seleta. See on hullumeelne. Oota korraks. Sain su piletid kätte. Meie oleme I. Mul on ka pilet. Sa ei lase mul oma piletit näha. Ma ei saa, tal on pilet. Tal on pilet. Ma hangin selle kohta kohe tõendi. Võta mu telefon sealt. Ei, mina olen. Kas ma võin? Ta on jobu. Tal on jobu. Mida te teete? Te peate ka sellesse jamasse sekkuma, jah? Kus ma nüüd olen? Ma ei tea, kuidas sul läheb. Ma olen hirmun. Kas mu telefoni saaks mu mehele anda, palun? Käärik, võta mu! Võta mu telefon. Ma tulin siia oma lapsi teenima. Miis. Kas sa saad mu mehele mu telefoni anda? Ta sai trahvi. Ma lähen toon ta ära. Kas sa saad mu mehele mu telefoni anda? Kas sa saagu mehe mu telefoniga kätte, härra? Mul on purk. Mulle tehti trahv. Sa ei andnud mulle võimalus. Jah, ma andsin sulle küllalt võimalusi. Sa ei andnud mulle mitte midagi. Ma oleks pidanud teie eest ära jooksma. Teie... See on juba vastupanu osutamine. Nii et tõuse püsti. Ma ei saa, kallis. Tõuse püsti. Politsei raporti kohaselt kutsub ta oma meest, kes oli pargis, ja politsei jõuab temani hiljem. Politsei sõnul oli tal palju öelda, aga mida ta ei avaldanud, seda näete ise. Mul pohkui. Mul täiesti pohkui. Kurat, kaome siin. Lähme tagasi, kallis. Tõuse püsti. Seda me ütlemegi. Tõuse püsti. Oigo, kuule, jää sinna. See tüüp pani need tüüldahele mõlemale poole. See. Racist! Ja mul on päris pilet. Sa oled üks tõeline pärjas sõber. Kes ütles, et mul pole piletit? Ja ma osutan arreteerimisele vastupanu, sest mul on pilet. Sa ütled mulle, et mul pole selle päeva jaoks piletit. 1, 2, mitte midagi. Kui ma saan telefoni kaudu pileti kontoris, me läheme kogukonna ametnike juurde linnavalitsusse. Sa võid minna väljumisjärjekorda. Kui me võime olla suuliselt olulised. Okei, kallis. Jah, Oskar 371. Ma sain. Läheme siit 371, mul on 10-15. 10-4. Ole parem tänulik, et sa oled politseinik. Ma luban sulle seda. Istu. Ole parem tänulik, et sa oled politseinik. Millest see tüüp räägib? Kuidas sa arvad, et see paneb mind lolliks? Mind ei huvita. See pole oluline. Kui sa käituksid nagu normaalne naine... Sa puhed su kõllu! Sa oleksid olnud minu kodus. Ei, sa ei olnud. Istu maha. Ma seisan. Millest sa aru ei saa? Millest sa aru ei saa? Ole politseinik. Ole GS. Kutsu oma seersant. Kutsu oma seersant. Ma tahan sinu seersanti. Istuge, kurat, maha. Istu maha. Istu maha. Istu maha. Kas sa teed nalja? Istu maha. Kas sa teed nalja? Issand jumal. Kearney sai kirjaliku hoiatuse sisenemiskeelu kohta ja talle öeldi, et ta ei tohi kunagi lõbustusparki naasta. Sa võid teha mida iganes tahad, see ongi probleem. See ongi probleem. Istuge autosse, seda ta ütleski. Istuge autosse. Kas sa teed nalja? Kohe praegu. Kas sa oled tõsine? Istuge autosse. Kas sa oled tõsine? Mäletad seda abikaasat? Politsei leiab ta üles.
ja kuigi ta suudab neile mingit infot anda, puudub tal üks asi, mida nad tõesti vajavad. Kas see on teie naine? Kas teil on tema isikut tõendav dokument kaasas? Kuule, kas ta läheb vangi? Tõenäoliselt, jah. Praegu ta kindlasti osutab vastupanu. Vastupanu? Jah, arreteerimisele osutab vastupanu. Kuidas ta sai vastu panna, kui tal oli pilet? Kuidas ta sai vastu panna, kui tal oli pilet? Ma ei ole kindel. Kuula! Ma ei püüdnud vaielda. Mul on lihtsalt vaja tema isikut tõendavat dokumenti või? Mida? Mis? No! Ma võin tema küsida, aga siis oleks lihtsalt veel üks süüdistus. Ma ei taha, et sellest oleks veel üks süüdistus. Siiski. Sest kui ta ei taha seda mulle anda, siis ei anna ta seda niikuinii. Nii et ma ütlen praegu, et ta ei ole sellises seisundis, et seda meile anda. Sellepärast ma tulengi sinu juurde, et ta ei saaks seda. Et ta ei saaks veel üht süüdistust. Siia on vend. Te olete haiged! Kurat sellega! Meil on sellega kõik! Kui suur on sinu kautšon selle eest? Lihtsalt arreteerimise eest? Ma annan sulle kogu selle info, kui olen rääkinud teise vahistanud politseinikuga. Ma lihtsalt üritan vältida, et ta saaks veel ühe süüdistuse, sest ta on väga ärritunud. Sest ta visati maha ja ta sai trahvi. Ma just jõudsin siia. Ma lihtsalt üritan teda peale võtta. Vaba päev. Jah? Me saame sulle selle kõik kohe kätte. See ei ole loogiline, vend. See ei ole loogiline. Ütle talle, et ma ütlesin, sest ta rahunes maha. Kuule, ma arvan, et see on tema pass. Mul on tema pass olemas. Ma ei leia tema ID-d. Ma ei tea, kus tema ID on, aga see on tema pass siin. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma hoian seda korraks enda käes? Kas ta ikka veel seal taga karjub? Ma ei tea, ma tulin siia üles. Aga jah, ta karjus. Ta ei tahtnud autosse istuda. Ta ei tahtnud millisesse autosse istuda? Proua, teie abikaasa ei ole siin, et seda trahvi vähendada. Olgu. Ja ma pean teid küsima. See on lihtsalt see, mida ma pean küsima. Kas te olete täna alkoholi tarvitanud? Ma olen täna ühe joogi võtnud. Kas olete täna tarvitanud mingeid illegaalset narkootikume? Ma ei tarvita narkootikume. Olgu, ma pean küsima. Ma ei süüdista teid milleski. Ma ei sõida isegi X-linna. Ma ei tarvita narkootikume. Olgu, aga lihtsalt midagi juua. Olgu, hästi. Nii et... Nagu ma ütlesin, mu lapsed on kooli vaheajal. Nad pole kodus olnud. Mu lapsed on kooli vaheajal. Mina olen puhkusel. Mida rohkem ma välja tulen ja ootan, et mind maha surutakse, seda rohkem see mõjutab mu lapsi. No, proua, ma ei ole hoolimatu. Ma saan aru. Ma ütlen neile, et mul on pilet. Aga ei, me ei ole neid piletid veel näinud. Kuidas sa kavatsed need piletid esitada? Abikaasa. Sinu abikaasa. Kui ma läksin talle oma piletit näitama, ei lubanud ta mul seda talle näidata. Kus on see pilet, mida sa kavatsesid talle anda? Seda ma küsingi. Minu telefon ja kõik muu ei ole kusagil mujal. Meil on sinu telefon. Olgu, anna see teave. Ma ei tea. Olgu. Hästi. Olgu, proua. Kogu see jama pileti pärast, mida ta väidetavalt ei suutnud ette näidata, pargi pärast, kuhu ta enam kunagi ei satu, ja abikaasa pärast, kes ei suutnud isegi tema isikut tõendavat dokumenti leida. Sa saad mind välja kallata, eks? Ma pigem ei teeks seda. Olgu. Heelsalt, olgu. Andrea, kas sa saad neid palun jälgida? See on minu pood. Ma olen Sedaka Avenüül. Ma olen... Sinu magamista poes. Okei, kas sinuga on kõik korras? Ei, ma ei ole rahul. Okei. Ma pean ta korras kinni hoidma. Ma panen talle 2 käerauda. Sinuga on kõik korras, poiss. Tere õhtust, mina olen Andrew Hill. Hea sind näha, sa tead seda, eks?
Sa ütlesid, et see on hertsi arvel. Jah. Ma lihtsalt vajasin kedagi, kes tema eest hoolitseks, kuna ta on naine. Ja minu arusaamist mööda pole teda läbi otsitud ega midagi sellist. Ma tahan lihtsalt veenduda, et keegi saadeti tema juurde, aga mu kolleeg oli siin, et aidata mind meditsiiniabiga. Kohtun sinuga pargis. Ma mõtlen, kui nad mind roolist tabavad, siis ma olen purjus. Nemad. Arnastad, et kui ma olen väljas, noh. Nad sõidavad karmilt. Ta teeb selle sulle praegu tegelikult mugavamaks. On küll. Tere proua, meie kaamerad salvestavad. Minu partner on siin minuga, eks. Ma teen teile kiire läbiotsimise, et veenduda, et teil pole relvi. Kas sobib? Kas sobib? Lähme! Kas teil on midagi vöö kohal? Ma lihtsalt annan kõigile teada, proua. Kui te vanglasse lähete, tehakse teile täielik kehasekk. Skaneerimine. Kas teil on midagi kaasas, mis võiks olla ebaseaduslik või mida te ei tohi vanglasse kaasa võtta? Pole sellega ettevaatlik. Lähme siis siia poole. Tahtsime lihtsalt teiega üle kontrollida, kuna olete naine ja ta on, teate küll, viisakas ega taha. Lihtsalt tahtsime üle kontrollida, et teil poleks midagi ebaseaduslikku või keelatud kaasas, mida ei tohi vanglasse viia. Mulle meeldib, kuidas ta on. Teate küll. Okei, kõik. Olen 26-aastane. Olen kindel, et olete. Ma ei ole kurjategija. Hea töö. Ma sain 20. No. On palju asju, mis sulle võivad meeldida. Nii et... Okei, ooda, ei. Räägi mulle sellest. Ma ei pea midagi tegema. Sa kontrollid mind. Mul on 19, sa näed kõike. Väga hea, see sobib. Siis ma lähen siia sisse. Ma vaatan siin ringi ja siis lähen meie eeskoodi juurde. Lase tal siia sisse minna! Ta oleks minu poole teistmoodi tulnud. Ta oleks saanud teistsuguse vastuse. Ta tuli mulle jõhkralt peale. Ja seepärast ta saigi sellise vastuse. Ära tule mulle nii peale. Nagu ma ütlesin, ma ei ole kurjategija ja mul oli pilet. Shannon Kearney'le esitati süüdistus lõbustusasutusse pääsu varguses ja ametnikule vägivallatult vastupanu osutamises. Kohtudokumentide kohaselt vabastati ta kautsjoni vastu, kui ta ei ilmunud kohtusse. Välja anti vahistamismäärus ja praeguses seisuga ei ole ta endiselt ilmunud. Muide, kas tead, mis on hirmutav? Kas tead, mis on tõeliselt hirmutav? Andmeleked. Jah, sinu isikuandmed, sinu nimi, sinu telefoninumber, sinu aadress. Kõik need on lekkimise ohus. Sellepärast tahan, et kõik teie hoiaksid oma andmeid internetis turvalised. Siin on, kuidas see käib. Incogni. Incogni leiab üles ja eemaldab sinu isikuandmeid mitmetelt saitidelt, sealhulgas veebikataloogidest, inimeste otsingusaitidelt ja isegi ärilistest andmebaasidest. Ja selgus, et andmebaasides oli minu info. Mõne päevaga suutis Incogni need eemaldada. Incogni kasutamine on nii lihtne. Sa lihtsalt lood konto ja Incogni teeb ülejäänu ise ära. Ja nende piiramatu paketi kohandatud eemaldamise funktsioon võimaldab sul esitada konkreetseid linke, mida nende privaatsuse eksperdid isiklikult uurivad ja eemaldavad. Nad ei saa sulle kahju teha, kui nad sind üles ei leia. Kasuta alloleval lingil koodi After Hours ja saa aastaplaanilt 60% soodustust. See on incogni.com /After Hours. Lähme! Te peate kõik peatuma! Ei! Kule, laske mul minna! Ma olen purjus! Joo, incogni.com /Go After Hours purjus! Ma olen purjus. Meie järgmises loos pidutsetakse endiselt Universal Studios, kus seekord arvasid 4 inimest väidetavalt, et park on nende isiklik tualett. Täpselt nii. Politsei sõnul tabati nad avalikult urineerimas samal ajal, kui ümberringi olid pered. Ma ei saa aru. Sõber, probleem on selles, et me oleme seda mitu korda kuulnud. Olgu, meil on kaamerad, mis näitavad, et sa pissisid seal, kus ei oleks tohtinud. Sa pissisid väljas seal, kus ei oleks tohtinud. Olgu, nii et mida me nüüd teeme? Ei, me võtame sinu andmed. Olgu ja me viskame su välja. See ongi kõik, lihtsalt ja selgelt. Olgu, ja siis me kuulsime ka, vaata sina. Ei, me ei ole, mida me veel kuulsime? Mida me veel kuulsime? Me viskame teid välja. Okei, me kuulsime, et teie seltskond käitub praegu korratult. Sina oled see, kes just pissis sinna, kuhu ei tohi. Anja, kas sa näed videot? Ma ei näita teile midagi. Teid ei huvita meie käekäik. Ma ei näita teile midagi. Me pole kunagi midagi teinud. Mis sa ütlesid? Me pole kunagi midagi teinud. Kui sul on video, siis võid selle ette võtta ja mulle näidata, kui sa näitad videot. Ja lahkume. Olgu, me viskame teid välja. Me ei teinud kunagi midagi sellist. Selle kohta vormistatakse teile loata viibimise paberit. Kas ma saan siis oma raha tagasi?
Võite rääkida külaliste teenindusega, kui soovite. See ei ole minu osakond. Minu osakond on turvaosakond. Olgu, nii et Patrik, härra! Ja ma teen seda tegelikult. Räägi külaliste teenindusega, pea meeles. Kas ma saaksin oma isikutunnistuse tagasi, palun? Kui me oleme lõpetanud sinu isikutunnistusega, anname selle tagasi. Hästi, politseinikul on vaja mõned paberid täita. Hästi, te kõik peate hakkama väljapääsu poole liikuma. Te kõik viibite Universal Studios territooriumil loata. Me viibime siin loata. Me just ostsime pileti. Mille vastu me siis rikume reegleid? Ma ostsin pileti. Vaband. Nii et kuidas me siis siin loata oleme? See on eraomand. Millest sa räägid? Ma ostsin selle tema nimele. Oota korraks. Kao siit minema. Oota korraks, mul on tema nimi. Sõna otseses mõttes. Kogu tema teenused praegu. Mida me rikume? Vaata, meil on fotod. Mis on probleem? Siis ma leian su üle. Hei, ei. Sa oled minuga. Sa oled minuga. Sa tahad olla. 25 aastaste juures. Oota, hei, ei. Okei, mul on tema ID. Oota. Poisid, lähme. Hakkame väljapääsu poole liikuma. Okei. Nii, hakka väljapääsu poole liikuma. Ma ei saa seda teha! See on hullumeelne! Tee mulle teene! Tule nüüd! Päriselt, niimoodi? Jah, välja arvatud meie... Millest te räägite? Okei, siin... Lihtsalt kõnnime seda teed ja sa saad rääkida. Sa võid mulle sellest rääkida. Kes kurat on ülem? Ei, ma ei taha, et politsei sellest ilma jääks. Ei, ma olen ülem ja sa võid neile sellest rääkida. Ei, oota. Kas ma võiksin palun rääkida ülemaga? Väljapääsu juures võtad lihtsalt želee loata kaasa. Ma ei saa aru, ma maksan oma piletid ära. Nii et neile antakse üks tööülesanne. Kõnni väljapääsu poole. Aga selle asemel muutus see iga paari sammu tagant solvangute paraadiks. Ja see grupp saab lõpuks palju rohkem, kui nad arvasid. Anna mul oma ID, ei, ma kõnnin. Kas ma saan sinu ID numbri? Ma kõnnin. Võta oma ID välja, palun. Lähme! Ta vist ei ole see õige. Hei, las ma lõtetan. Ta peatus veel korra. Ta teeb seda jälle. Nii, nüüd on korras. Ma räägin, mida te kõik teete. Sul on nii palju. Sa pead hakkama. Ei. Jessi, ei. Ära jama sa minuga ära. Ära jama minuga nendega, men. Olgu. Ma hakkan seda lihtsalt elustama, vend. Esimene, kes saab. Sa hakkad hästi aega veetma sellega, mis meil otse ees on. Hei! Maha! Sa ei ole politsei! Peatu, lõpeta vastupanu! Pane käed selja taha! Sa oled arreteeritud! Pane käed selja taha! Sa oled arreteeritud! Pane käed selja taha! Sa oled arreteeritud! Käed. Sul on käerauad olemas. Said aru, sa oled korras? Pole tänu väärt, jah? Tere aru? Tule siia. Ei. Ma ei taha! Kas sul on mu käeraudu vaja? Kas sul on kõik korras? Ma ei tea. Lihtsalt vii mind ära! Istu sirgelt, olgu. Ma ei istu isegi! Sa tead küll! Sa oled tänav! Sa ei tee isegi midagi! Sa ei saa sisse kõndida, vend! Miks sa nii teed? Miks sa nii teed? Me ei saa sind sisse viia! Ei saa! Me peame ta viima siit üles turvabüroosse. Ära võta oma raadiosaatjat. Sa ei ole! Sa oled olgu! Ma tahan. Et sa praegu viskaksid! Ma üritan aidata. Olgu, vaatame siis. Hoia siit eemale! Raadioakis! Veeren enda poole! Ma ei veere! See olen mina! Vereta neid minu poole. See olen mina. See hakib. Sian. Sinu vestis. Tee seda. Hästi. Peaaegu valmis. Kmista. Sinu! Jalad. Need on!
Ei, peatu kohe! Okei. Sa pole isegi politsei! Sa pole isegi politsei! Ma jään sulle ette. Sada 6 ja 105, mis on äri. Nad tulevad! Ma vaenlane, ma ei. Miks ma jälgin seda kevadel? Miks te kõik seda teete? Miks te kõik seda jaoks teete? Kas ma võin proovida? Sülita mulle uuesti peale! Sülita mulle uuesti peale! Ma pole sulle kunagi peale sülitanud! Siis vaata eemale. Ma ei rääkinud kunagi! Vaata eemale! Ma olen ema! Ma teen seda! Ära tõmba end pingesse. Ma panen su jälle otse rahva sekka. Ära tõmba end pingesse. P2. Sa tõmbad end pingesse. Lõpeta pingutamine! Ma ütlesin, et lõpeta! Ära tee. Ära tee, ma ei puutunud seda kunagi. Lõpeta pingutamine. Sa teed seda ise endale! Ma ei taha olla! Ma ei taha olla! Aga esimene arreteerimine oli alles sissejuhatus. Üks naine hoolitses selle eest, kõik teaksid oma õigusi. Sa ei taha, et ma kurat peatuksin! Sa lõpetad maas, ära näpi. Ära näpi mind! Ära näpi mind! Ära näpi mind! Kuule, vaata, et sa lõpetad ära! Kuule, vaata, et sa näpid! Kuule, ole pikali! Vaata, et sa lõpetad ära! Kuule, vaata, et sa lõpetad ära! See on täielik jama! Sa ajasid kõik sassi! Te kõik olete lugupidamatud! Ta muudkui väitis, et ta ei teinud midagi. Nüüd on sul süüdistus politseiniku ründamises. Sa ei ole hea laps ja ma panen su haiglasse. Kas sa saad aru? Tule! Sa jääd mõneks ajaks selliseks enam ei löö jalaga. Muidu seotakse ka sinu jalad kinni. Kas sa saad aru? Nagu ta ütles. Alusta! Sa jääd siia, alla, eks? Anna mulle teada, kui oled valmis. Okei, lihtsalt lükka ta maha. Olen valmis? Ma ei ole valmis. Olen valmis. Hästi, sa jäädki niimoodi. Kuura nüüd, nagu ma ütlesin, käi persse, eks? Kurat sulle. Hei, mis sul liga on? Mis on? Hei, lapsed! Kas ma võin sinuga rääkida? Ma räägin sinuga. Sa vaatad mind, ma räägin sinuga. Ma ei ole kunagi... Aitäh. Mis su eesnimi on? Ei, vaata, ma räägin sinuga. Kuula. Me saame su nime teada. Me teeme seda siis, kui sa end istuli ajad. Kui sa tahad istuda, siis saame su nime teada. Kui ei, siis võid lihtsalt seal põrandal edasi karjuda. Okei? Sa lihtsalt tahadki edasi karjuda. Ma räägin temaga kookvennale. Ma tean, millest sa räägid. Kelle ma valisin? Ma ei valinud kedagi lüüa. Mis su nimi on? Ei, tule siia. Kuula mind. Tule siia. Kuula, kui sa tahad rääkida, siis sa võid rääkida. Sa võid rääkida, tsiviliseeri koer. Me paneme selle su seljale ja sa võid oma nimele valetada. Kas sa hakkad koostööd tegema? Jah, tule siia. Kas sa kavatsed politseiniku jalaga lüüa? Ära! Ei! Ma ei anna sulle kunagi võimalust oma nime väärda. Kas see on mõistetav? Jah või ei? Jaa! Mine oma korterisse nagu täiskasvanu. Mis su nimi on? Ma ei mõtle sellele kunagi. Mis su nimi on? Kristal, kust sa pärit oled? Kas siin, selles korruses? Olgu. Ja siis tuli üks ennast räppariks nimetav tüüp, kes äkki meenutas, et tal on õigused. Ja, ma üritan vigastusest teatada. Ta lõi mind. Ei, nii palju. Ma olen valmis, vend. Varsti olen kohal. Vabandust. Ma olen varsti kohal. Mul on õigus, see mahub ära. Kas see sobib? Ei, varsti. Ära tee. Teda hakatakse kohtusse kaevama. Ma ei ole mingi reklaamija. Kui nad teda ei taha, olen ummikus.
Ei ole mingit meie kinnisvara saab olema. Ma koristan need kõik ära. Kindlasti. Ma koristan esimesed inimesed, kes sind vaatama tulevad. Okei, see on hullumeelne! See kiirakas on mind kinni sidunud. Kiiraks teinud, kinni sidunud. Mees, mis kurat? Ma ei tee isegi midagi. Persse! Käi persse! Kurat! Kurat! Me kõnnime pargist välja. Nii juhtubki. Nii juhtubki. Mul on... See on seadus! Iga! Kuradi idee. Iga kord, kui ma ütlen, et mingu välja, tahame, et nad lähetsid välja. Nii et meie tagasipööramise aste 71. Uurimine. Uurimisse. Ära kui sina. Näed. Mina ohvitser, ei ole sind, sinu käsivarrel. Kui te seda ei paranda, siis mul ei ole vereringet. Minu Oscar 386-l mul saab olema üks hotell. Mikrofon 10, 15, Oscar 3. 86, mul saab olema üks hotell, mikrofon 10-15. Jah, need oleme mina ja mu ema. Sain kätte, vaata seda. Need oleme mina ja mu ema. Kuule, löö mulle suhu. Mul on mees, kes vaatab selle üle, eks. Nii et ma löön sind suhu. Tule mees, ma löön sind suhu. Tema kõnnib siia sisse, kurat. Löön sind suhu! Pole kooni mees, löön selle sulle suhu. Tema seal, see kiirakas. Ja ma tean, kellest sa räägid. Mul on see. Löö mind siia, löö mind nii, nagu sa seal tegid. Löö mind, ma ei tea mida, löö mind nii, nagu sa seal tegid. Näeme hiljem. Näed, ma ei kuulnud sind, löö mind nii, nagu sa seal tegid, Ben. Mis mõte sellel on? Vennas! Mis kurat, mida kuradit sa mõtled? Me maksime korralikult, ma ei ole... Me oleme juba siin olnud. Väga kaua. Ja, vabastage natuke vett. Palun, vabastage natuke vett. Me tahame sellest lahti saada. Palun. Me andsime teile selle võimaluse. Me andsime selle teile. Mariku, ma ei tea, kuidas sa selle jama sai. Nüüd ma arvan, et nad ütlevad veel ühe. Mida ta teed suhve? Teil on meie ID olemas. Mis siis probleem on? Võtate meid kinni ilma põhjuseta. Politseiraporti kohaselt Freddy Castillo ei piirdunud vaid rääkimisega ja sai valusal moel teada, et pole olemas atraktsiooni nimega vahistamisele vastuhakk. Mis söögistused on? Kurat, mis rääkis? Kas te räägite tõsiselt? Me tulime õigel ajal. See on hullumeelne vend. Te kõik kohtlete mind niimoodi. Kas te räägite tõsiselt? Te lööte mind otse näkku ja tahate mind jälle süüdistada. Saate aru, mida ma räägin? Mis probleem on? Kuulge, kas te teete nalja? Me läheme siit minema, vend. See on hullumeelne. Te ütlete meile, et saadaksite meid välja. Me läheme välja ja teie haarate meist kinni. Ma arvasin, et see oli nagu teie vastu võitlemine, vend. No tule meid. Meil on kaamerad, aga see ei läinud katki ja te kõik lähete mõõva äärele. See oli mul nii lähedal, mees. Nad kõik lähevad rünnakule. Ma olen sellest asjast 3-4 korda kuulnud. Minu jaoks on see nii. Kas nad on kohalikud? Kas nad on kohalikud? Hei, neil kõigil on Florida ID-kaardid. Me lihtsalt tahame. Jah, meil on. Me tõime selle. Mina tõin selle. Me tulime õigel ajal ja me vajame teid. Te alustasite koos meiega. Kuule, mees, me lihtsalt tahame koju minna. Sa ei küsi mult ühtegi küsimust. Me läheme nüüd. Mida ma peaksin ütlema? See tuleb siia sisse. Aga sina oled väljas. Tead, see ei ole nii. Hei, see on kõik.
ma ei teinud midagi! Ma ei teinud midagi! Tema tegi seda! sul on 4 süüdistust. Ähvardused, õiguskaitseorganite ähvardamine, sest sa viibutasid mu poole rusikad, avaliku korra rikkumine, arreteerimisele vastupanu osutamine ja sissetung pärast hoiatust. Kõik on kaameral. Juan Barrientosile esitati süüdistus sissetungimises pärast hoiatust ja ametnikule vägivallatult vastupanu osutamises. Tema juhtumi tulemus ei ole kohtutoimikutes saadaval. Freddy Castiole esitati süüdistus sissetungimises pärast hoiatust, avaliku korra rikkumises, ametnikule vägivallatult vastupanu osutamises ja õiguskaitseametniku ähvardamises. Tema juhtumi tulemus ei ole samuti kohtutoimikutes saadaval. Beatriz Espino ei vaidlustanud süüdistust sissetungimises pärast hoiatust ning tema vastupanu süüdistus tühistati. Crystal Cardoza ei vaidlustanud süüdistust raskes kehalises väärkohtlemises korrakaitsja vastu ja sissetungimises pärast hoiatust. Tema joobnuna kordarikkumise süüdistus tühistati. Aga miks just mina? Kus on võtmed? Kus on võtmed? Ma pole kunagi kellelegi midagi sellist teinud, sellepärast. Me hängime Universal Studioses, aga seekord jahutame end pargi Volcano Bays. Vees laidid, laisad jõed ja ühe paari jaoks puhkus, mis lõppes koduvägivalla tõttu vahistamisega. Politsei andmetel oli Sofia Mikkelson pargis koos oma poissõbraga, kuid kui tema otsustas lahkuda, läks asi väidetavalt füüsiliseks. Kas sa tead, mis juhtus? Kui tal on natuke jooki sees, siis ta muutub natuke pööraseks. Olgu, aga see ei ütle mulle eriti palju. No ausalt öeldes ma ei tea, kas ta võib-olla lükkas mind, aga ma ei saanud end kuidagi teisiti vigastada. Kas keegi on tema auto juba leidnud? Ikka veel mitte. Olgu. Kas keegi on tema auto juba leidnud? Mis tüüpi auto see on? Lexus? Must Lexus. Las ma vaatan, kui lähedal nad olid, kui sa rääkisid. Nad ikka veel otsivad. Ta ütles siiski, et minu auto juures oli turvamees, kui ta otsis. Seda ei ole. Lähme 4-1. Hei, see 1. Garaaži juures näeme kell 5:41. Ma ei tea. Kas sa saad 13 peale minna, palun? Ja, see on 4 päeva pärast. Tundub, et inimene üritab teist inimest haarata pika välja sirutatud käega. Ma ei ole kindel, kas ta oli. Me vaatame mikrofilmi ja ma olen kindel. Ma ei ole kindel, kas ta oli koos teise liikmega. Kas sul on võtmed olemas? Mul on kõik olemas. Otsi üles Matju Galena. Valge mees, 5 jalga, 3, 782 Ohio's pärit. Peaks sõitma hõbedase F250 spordiveokiga. Ma mõtlen, ma saan selle avada ja nagu sulgeda. Nagu lukustada selle oma telefonist. Mul on lihtsalt palju isiklik asju oma elus. Ma ei tea. Ma lihtsalt küsin sinult, kas sul on... Jah. On küll. See on minu auto. Ma sõitsin siia autoga. Jah, ta jookseb ringi. See on sinu auto. Sa ei maksnud selle eest midagi. See ongi seal. Kõik on minu nimele registreeritud. Jah, nad on juba nendega ühendust võtnud. Kas auto on üldse kahjustada saanud? Kas see on avatud? 109! Nii, et teil on see olemas? Turge sinna kõrval olevate piirkonda. Ma ei tea veel. Olgu, kõlab hästi. Me liibume sinna poole. See on see, kuidas öelda, head aega. Ja see, just nii. Õige. Ei, ta lahkus pärast see perioodi saabumist, aga praegu on ta temaga 22. Ja me liigume sinna poole. Ja, teeme nii. Aidu! Kõlab hästi, liigume sinna poole. Kas tahab võtta kaubiku ja sinna minna või tahad siit kuradi ma minema saada? Neil on ka mobiil olemas, ma aitasin sul asju otsida. Saada ta sinna tagasi, palun. Kuidas ta peaks koju saama? Kas sa viid ta koju? Ma pidin seda tegema, sest ma ütlesin talle, et kuule, ma tahan ikka veel siin aega nautida. Ta käis! Kahel Ameerika man! Ta muutus minu vastu väga agressiivseks ja solvavaks. Ei, ma lähen nüüd ära. Lahkun, lähen nüüd. Saad ma saada?
see on minu esimene kord siin. Ma üritan parki nautida, tead küll. Lihtsalt annu sulle teada. Turvatöötajad ja CityWalk kasutavad asukoha jälgimise rakendust, nii et me läheme kõik koos. Võtta temaga ühendus. Vaatame, mis edasi saab. Loodetavasti saate teie oma asjad kätte ja tema saab oma asjad ning sellega asi piedub. Kas ma pean? Kas ma saan ikka veel siin oma aega nautida? 26 kuud ja... Ma lihtsalt... Tõenäoliselt ei tohi ta territooriumile jääda. See on okei. Ja. Ta leiab ka ise tee koju. Kas ma pean? Kas ma võin? Ma mõtlen, kas keegi... Ma ei saanud seda oma telefoniga avada, aga kas keegi saab vaadata? Mida sa mõtled? Aga tema asjad. Jah, me peame sind nüüd sinna viima. Me peame temal küsima. Ja. Aga ma võin tagasi tulla, eks? Aga politsei aruande kohaselt olid 2 Volcano Bay töötajat juhtumi tunnistajaks ning nad ütlesid politseinikele, et tema oli agressor ja tema poissõber tahtis lihtsalt lahkuda. Siis märkasid politseinikud kriimustust tema kaelal. Nii, et sa ütled mulle nüüd, et ta läks sulle täna kätega kallale. Kust mujalt ma selle saaksin? Okei, see ei saa olla oletus. Ma tean ilmselgelt. Kui sa ütled mulle, et ta pani sulle käed külge. Ma mõtlen, ma poleks seda kuidagi teisiti saanud. Ma ei hakka kratsima. Olgu. Aga nii nagu sa mulle räägid, sa lihtsalt eeldad, et ta pani sulle käed külge. Ei, ta tegi seda. Mul on pilgid, kus ta paneb mulle käed külge. See ei ole esimene kord, kui ta on proovinud mind kägistada. Kus? Oota, mis? Nii, et ta proovis sind täna kägistada. No, ma ei tea, kuidas muidu. No kui ta nagu... Ta teeks mulle seda tead. Seda ma sul küsingi nagu. Ma ei suuda. Ma ei saa lihtsalt oletuse põhjal tegutseda. Olgu. See ei ole esimene kord, kui ta on... Kas see... Ma võtan selle paneeli. Kas nad on selle mehega? Nad hakkavad kohe mööda Meikonit alla minema. Mis tema nimi on? Mis su poissõbra nimi on? Cristiano. Cristiano mis? Ta on tööl. Killer Ruello. Olgu! Hästi, jah, lihtsalt. Kas sa lähed ikka sinna? Jah, ta on ikka veel 85. praegu. Jah, nii et nad saavad seal olema. 51, kui sa nendega kontakti saad, siis hoia meid seal, kuni nad kohale jõuavad. Okei, kus see juhtus? Sio! Olgu, see on väga suur park. Kus pargis see juhtus? Tõenäoliselt nagu seal, riietusruumi juures. Tõenäoliselt seal või juhtuski see seal? Lihtsalt ei kuule siin ütlemas, et ta pani sulle käed külge. Ma ei ole nagu... Okei, sa pead aru saama, mida ma sinult küsin. Ma tean. Kui ta pani täna sulle käed külge, see on väga oluline sündmus, mis juhtub. Okei? Nii et... Kui sa istud siin ja ütled mulle, kuidas see siis veel juhtuda saaks? Ma ei taha. Ma tean. Mul on vaja väga konkreetseid üksikasju selle kohta, mis juhtus. Nii et kui teil tekkis füüsiline konflikt, pean ma sellest teadma ja mis täpselt juhtus. Mitte lihtsalt, kuidas see siis veel juhtuda saaks. Selleks on palju erinevaid võimalusi. Sa võid olla näiteks atraktsioonil ja saada haava. Mine. Käisin ainult 2. Nii et see ei oleks saanud olla. Ta ilmselt proovis mind kägistada ja ma ilmselt liikusin kuidagi ning ta kriimustas mind. Olgu. Ma saan aru, aga siin pole mingit ilmselt. Olgu. Ta kas pani käed sinu peale ja tegi midagi või ei teinud? Olgu, see ei ole oletus. See pole mingi ilmselt. Ei, see on üks või? Ma mõtlen, ta tegi seda, sest see ei ole esimene kord. Me ei räägi minevikust. Ma lõun selle tükkideks. Ära vaata, Billy. Ma arvan, et see on läbi. Ei, vaata üles. Tänan korra eest. Vaata üles. Vaata korraks üles. Just nii, ma ütlengi seda. Ma tean. Aga tema? Sellepärast ta tegigi seda. Okei, vaata. Aga. Vaata üles. Kas sul on kõik korras, Steven, selle juhtunu pärast? Jah. Kas sul on kõik oma asjad kaasas? Kus su asjad on? Ei, ma ei taha veel lahkuda. See on mu esimene kord siin. Ma olen nagu...
jah, ma saan aru, aga meil on seda vaja, et me kõik saaksime sinna minna, võtta ühendust su endisega ja sealt edasi vaadata. See on nüüd suurem juhtum kui lihtsalt see, et ma tahan parki jääda, eks. Politseiraporti kohaselt märkasid politseinikud tema poissõbraga rääkides, et mehel olid mõlemal käsivarrel lõikehaavad ja õlal punetus. Olgu, kui nad tegid valju hääldiga teadaande, et park suletakse, siis välgutas ja tegi, Nii et ma ütlesin Sofia Michelsonile, kuule, oled valmis? Lähme. Ei, ma olen atraktsioonidel. Loomulikult nägin ma tema nägu, olen teda paar aastat tundnud. Ta on veidi joobes. Mõtlesin, olgu, sina jää siia ja ma hakkan minema. Kui ma üritasin lahkuda, siis ta hakkas mind kratsima, näpistama ja lükkama. Ja ma olin olgu, aitab nüüd, siin on palju inimesi. Nii, seal oli 2 töötajat, kes töötasid Volcano Bays. Üks oli lühem naine ja teine pikem naine. Ja ma ütlesin, kuule, kas me saame turvat kutsuda tema vastu päriselt või? Ma ütlesin, jah, tema, okei. Ta kõndis edasi, ta kutsus turva, ma ütlesin, näed, nüüd on turva ka kaasatud. Näed, sa käitud halvasti. Üks mees tuli ja ütles, kuule, tule siia, räägime rahulikult läbi. Kui nad teda raustasid, ütlesin ma pean minema. See, ma juba tean, see on täielik fiasko. Kui ma lahkusin, ütlesin, kuule, ma lähen võtan oma asjad, läksin riietusruumi ja ütlesin tüdrukule, kuule, see on mu kapinumber. Mul on vaja oma rahakotti ja isikut tõendavat dokumenti, et saaksin lahkuda. Ja tema ütleb, ma pean kõigepealt kontrollima. Ma ütlesin, pole probleemi, siin. Ütlesin, siin on mu rahakott, avan selle, ütlen, et see olen mina, eks, määratan, see on mu idee, ma ei võta seda välja. Panen oma rahakoti tagasi sisse, sulgen kapi. Kui ma ära kõnnin, ütleb ta, mis? Sa lähed ära? Jah, läks agressiivseks ja ma lihtsalt lahkusin. Nii et kui ma lahkusin, kõndisin kiiresti, tulin siia, ütlesin, kuule, kas sa saad oma ukse avada, ma tahan lihtsalt oma asjad kätte saada. Ta ütles, sa hakkad mu aknaid lõhkuma, ma kutsun politsei. Ma ütlesin, kutsu politsei. Ta otsib mind siin, väidetavalt teen ma kõike seda. Ja mina olen siin kuule, ma lehvitan talle siin, no tõesti. See tüdruk on ilmselgelt hulluks läinud. Politseinikul oli ühel poolel lugu, vigastused ja tunnistajad ja teisel poolel. Aga seadusega on selline lugu. See ei huvitu sellest, kes alustas. Kas sa arreteerid mind? Miks? Ma seletan sulle. Kõike seda seletan ma sulle kohe. Oota, aga ei, Peatu, ma seletan sulle selle kõik kohe ära, eks? Ei, oota! Aga miks mina? Ma seletan sulle kõik selle ära. Ei, palun. Peadu. Ma seletan selle kõik ära. Sulle, ole nüüd, palun, mitte mina, palun, mitte mina. Ei, palun. Sa pead lõpetama. Aga miks? Ma seletan sulle selle ära, kui sa lihtsalt lõpetad. Aitäh. Jah. Sul on mõistus kotis. Ei, need on siin sees. Need on siin sees. Oota, aga miks? Ma seletan sulle. Anna mulle hetk. Kus nad on? Kus on võtmed? Aga miks mina? See olen mina. Ei. Miks mina? Aga? Kus on võtmed? Kus on võtmed? Need on seal sees. Okei. Kas need on taskus või on need lihtsalt seal sees? Ei, need on lihtsalt seal sees. Miks mina? Ma mõtlen, miks just mina? Sa mõtle, miks? Ma tulen hiljem sinu juurde. Miks just mina? Politseinik? Ma seletan sulle. Sa pead lõpetama. Ma seletan sulle. Las me kõigepealt selgitame selle osa välja ja siis ma seletan sulle. Rahune. Kas on midagi muud, mida me saaksime teha? Miks? Pööra ümber, tule nüüd. Kuula, ei, miks? Jah, miks mina? Pööra nägu. Ja. Where's the bar? Kas sul on midagi kaasas, mis võiks mind lõigata, torgata või kriimustada? Või mulle kuidagi viga teha või midagi sellist? Miks mina? Ma kohe räägin sulle. Pööra näoga auto poole. Aja jalad laiali. Mis? See, et ma ütlesin, et ma ei taha süüdistust esitada, pole sellega midagi pistmist. Aga mida ma tegin? Istu autosse ja ma selgitan sulle kõik ära. Kas ma võin vähemalt oma telefoni saada? Jah. Istu autosse. Aga mida ma tegin? Istu autosse.
istu täiesti autosse sisse. Okei, kuula mind. Okei, see on sinu aeg kuulata. Sa ei sega vahele. Sa ei räägi. Kuula, okei? Selle juhtumi põhjal, mis juhtus, okei? Sa ei saanud mulle midagi öelda selle kohta, mis juhtus. Aga temal on väga konkreetne ja detailne ülevaade juhtunust ja vigastustest. Okei. Aga minul ei ole. Ma lihtsalt ütlesin sulle, et kuula. Olgu, vabandust. Olgu, sa ei tee seda eriti hästi. Olgu. Lähtudes teie suhtest. Olgu. Te käite koos. Ja nad ütlesid, et see on kohtingu vägivald. Olgu teile. Lähtudes sellest juhtumist, mille kohta tema andis vande all ütluse. Sind tuvastati peamise ründajana. Sellepärast sa arreteeritaksegi. Selge. Ma andsin sulle mitu korda võimaluse rääkida, mis juhtus. Sa ei suutu mulle mingit lugu rääkida. Ma poleks kunagi kellelegi midagi sellist teinud, sellepärast. Palun, kas ma võin nüüd seda teha? Siis, kui te kohtusse lähete, lahendate kõik seal ära. Aga ma lähtun sellest, mis mul praegu on. Ja nii see ongi. Palun ära tee seda. Ma ei ole siit päri, palun. Istu autosse. Palun, istu autosse, palun. Istu, vabandust. Sophia Michelson läks Volcano Bay veepargi liutorude pärast, kuid lahkus käeraudade ja sisenemiskeeluga. Kohtudokumentide kohaselt esitati talle süüdistus kehalises väärkohtlemises. Tema juhtumi tulemus ei ole avalikult kättesaadav. Kallid, ma päriselt küsin, miks te lihtsalt mu kapi juurde läksite? Lihtsalt viisin teid kapi juurde. Mis? Meie järgmine juhtum viib meid Cedar Pointi, Ohiosse, kus on Ameerika mäed, pere Lõbu ja Cheyenne Chaplin, kelle politsei sõnul visati just välja, kuna ta võttis sõidu ajal telefoni välja. Ometi on ta siin, tagasi pargis ja seisab silmitsi politseinikega, kellel pole väidetavate loata sisenejate suhtes mingit sallivust. Sulle öeldi, et sa ei tohi tagasi tulla. Lõpeta ära. 52, kas sa tulla snoobide juurde? Mul on siin 26. Ma võtan oma asjad kapist välja. Sa oled arreteeritud, lõpeta ära. Võtan oma asju kapist välja, ärge takistage. Lõpetage vastupanu. Kas ma võin oma asjad kapist kätte saada? Te ei saa mu asju kinni hoida. Lõpeta vastupanu. Mida sa praegu teed? Kas ma võin oma kapi juurde minna? Lase mul oma kapi juurde minna. Olgu. Kappides pole juttu. Ja su sõbrad saavad su asjad kapist välja tuua. Lase mul oma kapi juurde minna. See on nüüd möödas. Sa oled nüüd arreteeritud. Politseiraporti kohaselt tundus Chaplin olevat joobes. Tal olid klaasjad silmad, alkoholi lõhn ja ta oli peale pargist väljasaatmist konfliktse hoiakuga. Kus sa oled? Mul pole kingi jalas. Mul ei ole seljakotti. Seljakotti. Olgu, üks on mul kinni peetud. Ma tulen teie poole. Kas ma võin kõigepealt oma kapi juurde minna? Ma pean minema oma kapi juurde. Lähme. Kuule, palun vii mind mu kapi juurde. Mul on tõesti kapp. Ma pean minema oma kapi juurde. Okei, turge sisse, lõpetage poisid. Ära vastu hakka. Lihtsalt kõnni. Sa teed endale asjad raskemaks. Okei, ma ei saa ära joosta ja ma ei saa lahkuda. Palun, sina. Teie päriselt, laske mul oma asjad kapist võtta. Mis sul viga on? Mis sul viga on? Me ütlesime väga selgelt, et sa ei tohi tagasi tulla ja sa eirasid kohe seda hoiatust. Lase mul oma asjad kapist võtta. Lase mul oma asjad kapist võtta, see on väravavalvuri juures. See on ju kapp number 1324. Kas ma tõesti saan? Ma ei saa oma asju kapist kätte. Miks ma ei saa oma asju kätte? Miks ma ei saa oma asju? Ma ei saa oma autovõtit kätte. Sest me ütlesime sulle ei. Sina sa polnud varem midagi kapist rääkinud. Sest ma ütlesin, et mul on asjad kapis. Sa pead oma sõpradele helistama. Jumal. Te olete ikka täiesti omamoodi. Aga politsei sõnul tema lugu ei vastanud päris kõrguse nõuetele. Politseiraporti kohaselt ei maininud ta turvatöötajaga ega esimesele reageerinud politseinikule esialgsel vestlusel kordagi kappi. Sa oleksid võinud kellelegi helistada. Sa oleksid võinud turvatöötajalt abi küsida. Sul oli palju rohkem võimalusi, mida teha, kui lihtsalt omal käel tagasi sisse minna. Mine ära. Ma ei ole inimesena kohutav. Ei, me ei ole kohutavad. Ma ei tee seda otse eetris, mees. Ei, me ei ütle.
mida kuradit ma valesti teen? oma voliline sisenemine. Sa oled välja visatud, sa ei tohi nuga välja tõmmata. Aga ma ei suuda seda uskuda. Kas ma ei võiks hoiatust saada? Nagu tõesti. Sind hoiatati. Me ütlesime sulle, et ära tule tagasi. Ei. Aju saab nagu, miks ma üldse välja visati? Nii et jah, ma võtsin telefoni välja sõrmede keerutamise ajal. Mul olid keeleprillid näos. Mul oli nagu, mu sõbrannal oli oma käekott sõrmeplakati peal. Kuule, ma ütlesin sulle, et me ei rakenda Cedarpointi reegleid, aga kui nemad ütlevad, et sa pead minema, siis sa pead minema. Ma tahtsin lihtsalt oma kapi juurde minna. Ma võin sulle sõnumid näidata. Ma ütlesin sulle päriselt, mu sõber, ma ütlesin, mind visati välja. Ma lähen kapi juurde, võtan võtmed, kohtume autos. Kust sa pärit oled? Canada. Jah, kas sa pidid? Minema Kanadasse. Ma maksin selle ees $300, jah? $300. Mis? Sa ei pane mind siia. Sa oled... Sina lähed sinna sisse. Ei, mina ei lähe. Sina oled arreteeritud. Sina oled. Ei, mina ei ole. Kuulge, palun, lõpetage see ära. Sul pole taskuid, sul pole midagi kaasas. Ei. Ma läksin tõesti võtmeid võtma, et saaksin autosse istuda. Aasha jalad laiali. Kas sa teed praegu nalja või? 531 kedagi ei viidud maha. Tulen teenistusse tagasi. Ei. Siin. Härra, James. Mis mõttes, mis? Kutid, ma tõesti, ma tahtsin lihtsalt oma kapi juurde minna. Ma ei tea, miks mul üldse veel kapp on. Me tegeleme sellega. Oleme varsti taas teenistuses. Ma teen raporti. Kas sa tahad temaga tegeleda? Ma ei tea, kas sa said tema isikut tõendava dokumendi või mitte. Ei, sina. Hästi, ta andis neile kõik juba varem. Las ma helistan kiiresti Rossile. Uuri välja, mida ta sai ja kas ta andis isikut tõendava dokumendi. Ma arvan, et see on kapis, ehk siis autos. Cheyenne, kas sul on isikut tõendav dokument kaasas? Ei. Kus see on? See on kapis. Okei, ta andis turvatöötajal oma isikutunnistuse, kui ta välja visati. Nii et tal peaks see ikka veel olema. Nii et su sõbrad on ikka veel siin pargis? See on nii, ma ei taha oma sõprade asjadesse sekkuda, ma tahan lihtsalt oma kapi juurde minna, okei? Noh, seda enam ei juhtu. Ma annan sulle sellest nüüd teada, seda ei juhtu. Sa lähed maakonna vanglasse. Ei, ma ei lähe. Jah, lähed küll. Sest ma läksin tagasi oma sõiduki juurde, jah? Sulle on siia sisenemine keelatud. Seega esitatakse sulle süüdistus loata alale naasmise eest. Ei, ma ei ole. Nii et kuula, sellepärast ma sulle ütlen. Ma ütlen sulle enda kohta. Helista oma sõpradele. Palun ära tee mulle seda. Helista oma sõpradele ja anna neile teada, et nad saavad sind sealt peale võtta. Palun ära tee mulle seda. Kas sa kuuled mind? Kutsu oma sõbrad. Kutsu oma sõbrad. Cheyenne Chaplina esitati süüdistus omavolilises sisenemises ja arreteerimisele vastupanus. Politsei aruande kohaselt said tema sõbrad tema asjad ikkagi hoiukapist kätte. Nii et tema päeva viimane sõit polnudki Ameerika mägedel, vaid hoopis maakonna vanglasse. Tema juhtumi tulemus ei ole kohtutoimikutes saadaval. Pane see relv maha, pane see politseimärk maha, vend, kohtume õues, oled sa hull? Ei! Mõned inimesed tulevad Universalisse atraktsioonide pärast, mõned tegelaste pärast, aga politsei sõnul tuli Omar El-Sayed sinna hoopis millegi muu pärast. Politsei sõnul sihtis ta väidetavalt perekonda, kes kandis usulisi rõivaid, lõi ühte neist õlaga, ajas teismelist taga ja tegi halvustavaid märkusi. Seega soovis Universal Security, et ta lahkuks. Ma lihtsalt üritan kinnitada, ilmselt oli ta seotud konfliktiga teise külalisega. Praegu viibib ta Comedy Strip cafees, nii et ilmselt võis ta välja näha natuke... Ma ei tea, milles asi on, ma ei tea! Miss. Selle kohta, ma ei tea, milles asi on. Ma ei tea, milles asi on. Kuidas läheb, Sam? Pane see selga. Hoia selle chill peal. Meil on paar külalist. Ma annan sulle rokkarit! Ma annan sulle ropparit. Ma tulen sinu juurde. Mu ristisaa peab lihtsalt teada saama. Räägi mulle sellest. Mina jäägu kiiratu, me ei ole siin, et pahandusi teha. Kui sul on oma mehed, mina ja tema tahab viimasele sõidule minna. Tal on 27 sünnitas, jah, härra. Arvad, et see on hea?
hea meelega lasen teid peale. Mõtle, mina ja tema ei ole siin, et pahandusi teha. See on tore, meile meeldib see. Belausi, ma luban sulle, minu nimi on Omar. Vaata, ma ei tea, milles asi on, eks. Mina ja mu kiilatu, me ei ole siin, et pahandusi teha. Ma ei tea, mis see on. Ma maksin nagu kõik teisedki. Ma ei tea, mis toimub. Siin, ma ei tea, mis see on. Ma ei tea ka, mis toimub ausalt öeldes. Palvetan, usun. Ma luban sulle, mina ja tema nautisime parki nagu kõik teisedki. Ma luban sulle seda, ma maksin nagu kõik teisedki. Ma panin pärast oma säästud sisse. Ma vannun, see on täiuslik. Aga ohvrid rääkisid teistsuguse loo. Politsei sõnul kandsid nad usulisi rõivaid ja olid Lõuna-Ameerikast. Ja nad kartsid avaldust teha, kartes, et ta leiab nad üles. Politsei rääkis töötajatega, et saada rohkem teavet. No mis siis? Mis juhtus? Mida sa nägid? Aitasin telefoni esiliinil oma meeskonna liikmeid. Ma hakkasin kuulma, kuidas inimesed väljas karjuvad. Ma arvasin, et lapsed mängivad väljas. Aga kui ma hakkasin tähelepanu pöörama, siis ma nägin, kuidas inimesed jooksid selle mehe eest ära. See mees, pikk, võib-olla hispaanlane, valge särk. Aitäh teile väga palju. Pole tänu väärt. Ja kogu argentiinlaste perekond hakkas restorani sisse jooksma. Nad üritasid tema eest varjuda. Ja ma nägin, kuidas ta lõi ühte last otse restorani ees. Ja palju inimesi üritas teda restorani ees peatada. Ja siis sain aru, et asi on tõsine. Nii et ma läksin välja, ma proovisin perekonda rahustada. Ja ta üritas minema visata. Ja kui ta üritas sellest piirkonnast välja pääseda, alustas ta uusi kaklusi teiste inimestega. Lõi ja lükkas inimesi. Küsi oma 371, ma võin oodata. Nii et mina ja Marvin hakkasime teda jälitama, sest ta jätkab kõndimist Jurassicu poole. Jõe seiklas. Okei, nii et kui ta jätkab kõndimist Jurassicu poole, mina järgnesin talle, me kõik järgnesime talle. Ja siis möödus turvatöötaja, aga nad ei teadnud, et see oli tema. Siis ma ütlesin, et see on see mees. Nii et sa näitasite kätte? Jaa. Kellele? Turvameestele? Jah, okei. Sest turvamehed läksid temast mööda, kuna nad ei teadnud, et see oli tema. Nii et nad läksid sõna otseses mõttes mööda. Ja ma olin nagu... Ma peatusin ja ütlesin, see ongi see tüüp. See ongi see tüüp. Siis nad peatusidki ja ta üritas... Uuesti minema hakata ja... Jaa. Kaaslane, tema ütles ei, see oli arusaamatus. Midagi ei toimu. Ja mina olin nagu... Turvamees, ta lõi inimesi, ta lõi lapsi. Kas sa kuulsid, et ta ütles midagi sellele perele? Mina ei kuulnud, sest seal toimus palju asju. Paljud inimesed karjusid samal ajal, sest kõik olid ümbruses närvis. Nii et ma ei suutnud tegelikult aru saada, mida ta ütles, aga ta rääkis midagi. Ma saan öelda, mida ta teiste inimestega tegi, keda ta üritas peatada. Ta ütles umbes nii. Ma tapan su ära. Politsei tegi Omarile hoiatuse loata viibimise eest ja käskis tal lahkuda. Aga selle asemel, et lahkuda, muutis ta väidetavalt pargi oma isiklikuks lavaks. Kõik see toimus samal ajal, kui pered lastega mööda jalutasid. Õige, su maine petab sind ja kui su maine sind ei armasta! Ma lähen ära, pole vahet, mul on kõik olemas. Sa oled tõeline tõbras. Meinu! Kõnes. Omar, kuidas sa oled, rokkar? Kas ma teen midagi? Kuidas sa oled, rokkar? Omar. Ma ei jõua ära oodata. Kuidas sul läheb? Ma ei teinud seda. Cody! Lihtsalt tunnista seda. Ime burrista! Tere, Omar! Jätta samas vaimus. See on korratuse tekitamine. Ma ei tekitanud mingit korratust. Kui ma vaatan meie statistilist 13,
siis tunnen, et teil tuleb varsti kaela kohtuasi, mida te ei oska ettegi kujutada. Minu oma oli ainus. Ja juht jätkas ikka veel sõitmist. Ma ei uskunud seda, kurat! Ma ei uskunud! Ma ei teinud seda! Mina ei teinud seda. Inimestele ei meeldi sõita. Ta üritab sind persse keerata. Ma arvasin, et sa kohe. Ma tean, et sa armastad mind. Cody, ma tahan, et sa annaksid sellele mehele edasi. Cody, sa oled halb. Sa lähed vangi mingi tõeliselt tobeda nagu väljamõeldud jama eest. Ma mõtlen, kuula sõnumit. See on üsna selge. Jah, Cody, mina. Ja see olen mina. 1, 2, 3. Nagu. Oh mu jumal, kuu valgus maa pinnale. Ma teen pilti, ma hakkan tegema. Tahad seista? Sa võid olla. Mina minule, jah, see on kokkulette. Ma ei teinud seda ka. Ma ei saanud seda. Ma ei saanud seda. Menuwe. Mina ei saanud teada. Nemad ei saanud midagi teada. Nemad ei saanud midagi teada. Sel juhul, Sam, lähme. Jah, ma kõnnin. Ma kõnnin. Ja vaatan tööd. Nad ütlesid, et kui sa hakkad ähvardama, lähed vangi. Ma ei ähvardanud midagi. Nii et lõpeta. Kas sul on see lindil? Jah. Kõik on lindil. Vaata mind. Ära peatu. Mis see ähvardus? Mis see ähvardus see on? Mis ähvardus see on? Sul tuleb kohtu asjaga tegemist teha. Sul tuleb kohtu asjaga tegemist teha. Mida sa ei suuda uskuda. Sa ei kujuta ettegi. Sul tuleb kaela kuradi kohtu asi, nagu sa ei kujuta ettegi. Keda iganes sa tahad. Jah, sina. Isiklikult Pelossi. Cody, tema on, ta on. Ära pane teda tähele. Ta on B. Cody, tema on, kõik on korras, eks? Cody on, mida sa selle kohta teed? Arreteeri mind. Arreteeri mind. Arreteeri mind siis. Ma ei tee sulle järeleandmisi. Mis kuriteo eest? Mis kuriteo eest? Arreteeri mind siis. Arreteeri mind. Jah, ta on siisamas. Tule nüüd. Keegi on siin. Tule nüüd. Kuidas sul läheb? Jah. Jah, sellepärast. Kõik. Mis sa ütled? Mida sa selle vastu teed? Sa teed selle vastu midagi, Morgan. Sa lähed vangi. Ta ütleb sulle, Morgan. Eks, sa veedad öö vanglas, maakonna vanglas. Sa oled väljas. Ta räägib kõik ära. Ta saab oma karistuse. Hoia seda salajas. Cody, Buttercup! Hoia seda. Tugevad. Cody, sina. Õige, näärata. Ma allun. Õige, tule nüüd. Mees, sa ikka veel. No nee, ma vist... See puhkuse. Jah, sai puhkuse, jah. Kas sa saad mul otsa vaadata? Jah, sai puhkuse. Nii armas. Sa oled nii armas. Sa oled nii õnnelik see 2012 aasta lennuväelane või see kamp on nii armsad. Sa oled nii armas. Sa oled tõesti lahke. See on seotud eelmise hotelliga. Ma pean minema oma lapsi peale võtma. Edu. Jah. Ta üritab mind aidata. Vinge! Ma armastan sind nii väga. Kuidas teil läheb, pullakesed? Kuidas teil läheb? Lähme edasi. Kuidas sul läheb? Kullake, sul on ilusad silmad, kas sa tead seda? Ma lasen sul palun. Ära vaata teda, hoia kinni, hoia tugevalt. Nii. Jumal! Vaata mind. Hitsu! Lõpeta nüüd päriselt. Mars! Ja sa ikka vaatad tagasi. Sa oled nagu väike laps. Mis ma oskan öelda? Kus Cody on? Tuu Cody välja! Joo, kõik see ära, sa räpane prügivend. Sul on šampooni vaja. Vend, sul on šampooni vaja, vend. Sul on šampooni vaja, vend. Pure nüüd, mees. Jah, ma kõnnin, eks. Kõnnin. Eks ole, kullake! Ilma selle märgita. Ilma selle relva ja märgita, vend. Kuule, lähme.
ma kõnnin, lähme. Jah, ma kõnnin, sa muutub pingeliseks, see on armas. See on armas. See on armas. Kui ma oleksin iga päev 157 cm pikk, siis ma oleksin haige 188 cm. Ma oleksin 188 cm. Õige, jah, pane see shit ära, kui sul on see, siis sul on, jah, ma kõnnin, kas sa tahad, et ma kütu teleporteeruksin, õige? Õige? Ma olen. Kõnnin. Õige, tee seda, sa kaotad kohtus nii räiget, et sa ei kujuta ettegi, vend, anna minna, tee seda, proovi ainult, tule. Ja, tee seda, kuula, tee seda, su ema on lits, ta kasvatas litsi. Lits, selle märgi ja relva taga, sa oled lits. Omar El-Sayed arreteeriti ja talle esitati süüdistus avaliku korra rikkumises ja vägivallata politseiametnikule vastuhakus. Kohtuandmeed näitavad, et ta ei vaidlustanud avaliku korra rikkumise süüdistust ja talle keelati universaalisse sisenemine. Vastuhaku süüdistus tühistati. Ilmselt oli ainus sõit, mida ta soovis. Sõit vanglasse. Mida sa nüüd kohe teha kavatsed? Mida sa kavatsed teha, vend? Mees, minu nimi on Joseph Lee. Tere, Joosep. Mina? Me lõpetame selle After Hoursi episoodi Universali Cabana Bay kuurordi basseinis, kus külalised saavad nautida palmipuid ja puhkuse meeleolu. Aga mitte see mees, Joseph Serrano, sest politsei sõnul ei olnud ta külaline. Turvatöötajad räägivad politseinikele, kuidas ta sinna üldse sattus. Mis toimub? Nii et... Mis toimub? Kas see on üks mees või mingi seltskond? Olgu. Ta keeldub uskumas, et see pole külaline. Olgu. Aga see ei ole külaline. See ei ole külaline. Minu arusaamise järgi nad ütlesid. Mulle, et nad tulevad kogu tee. Siia. Nii, et polnud teada, et nad olid tellinud. No ilmselgelt. Lehel on relv vaasas, ta võib ta vastu seinu sulle. Nii et nad panid luku taha. Ja ta on enda vastu, ta üritab välja pääseda. Okei. Nii et teda ähvardatakse. Tere. Okei. Sa ütlesid, et teda ähvardatakse. Kas ma ütlen seda? Ei. Olgu. Ei! Kas ta oli lihtsalt üksi või oli tal midagi kaasas või midagi sellist? Ma olen gümnaasiumi viimases klassis. Mind siia kutsuti, et abistada politseinikku. Ma ei tea, mida ma teen. Seal on veel üks juhataja. Ta helistas mulle. Raadio teel ja ütles... Kas? Aitäh. Sa nägid teda? Sa nägid seda meest? Ei. Ma ootasin seda meest. Kui ma oleksin lahkunud siis, kui ma oleksin teda näinud, oleksin ma tagasi tulnud. Olgu, kallis. Kas sul on veel üks turvatöötaja, kes tal praegu silma peale jääb? Jah, olgu. Seal, kus kurat sa tead, kuidas seda teha? Tere, aitäh, hindan seda. Kuule, mis selle sinu kuti nimi on, kes teda praegu näeb? Ma ei taha olla hirmul. Jah, vii meid sinna, et me saaksime... Jah, vii meid sinna, et me saaksime... Tools. See on palav. Jah, kui see noogutu, siis lihtsalt tule lähme. Ta tuleb kohe. Hästi, lahe. Poisid valgete juustega, valge särgiga. Valge, miks siin? Jah, just nii. Ma usun, et see härrasmees oli... Ma usun, et oli varem ühes meie teistest objektidest, tekitades segadust. Ja ma arvan, et ta jõudis kuidagi siia.
ma usun, et täna on tegemist sama mehega. Meil on siin teise hotelli juhataja, kellel oli temaga varem probleem, tema on see punases. Olgu. Tere, kuidas läheb? Sina oled siin juhataja, eks? Mina olen Sef. Ta oli kõigepealt Safiiris, käitus rumalalt. Ma saatsin ta minema, ütlesin, et ärgu tulgu kuhugi lähedale. Umbes 15 minutit hiljem ilmus ta siia. Ja ta ähvardas meid toidu pärast. Okei, ähvardas. Väidetavalt ähvardas ta üht kiirteeninduse töötajat. Kui sa mulle süüa ei anna, löön sind. Nüüd on sul keegi, kes tegelikult hoiab meil silma peal. Üks minu politseinikest. Okei, lahe. Ja kui me saame ta väidetavalt kodutuks. Kui me paneme ta lahkuma, kas te ikka tahate? Ametlikult on see lihtsalt nagu... Kindlasti tahame teda, sest ta just lahkus sealt ja tuli otse siia. Nii et kui me ta jälle lahti laseme, satub ta ilmselt teisele poole. Politseinikud võtsid ühendust Josephiga, näiliselt lihtsalt selleks, et pidada lihtsat vestlust, kuid teda see ei huvita ja politseinikud saavad kohe teada, millega nad tegelikult silmitsi seisavad. Tere, kuidas sul läheb mees? Kõik korras? Ei ole, lase mu. Kas sa võiksid lihtsalt siia istuda? Siin, jah? Istu siia, jah. Ma tahan lihtsalt natuke sinuga rääkida. Mind ei huvita, kas sa oled politseinik. See on okei, pole hullu, me ei pea seda tegema. Kust sa tuled? Ma tulen sealt, kuhu see härrasmees Sapphire Fallsi juurest läks. Nii et ma läksin ja lasin teda jälgida, sest kuna see inimene tuli siit kohast, siis mind ei huvita, kas ta töötab siin või mitte. Ma saan sellest aru, kas pole nii? Nii on ka nende inimestega. Kas teil on isikutõendav dokument kaasas? Vaatame, kas teil on isikutõendav dokument. On küll. Aga sina, ma küsin sinult, kas sul on isikutõendav dokument kaasas? Jaa, mul on. Me võtame lihtsalt isikutõendava dokumendi ja vaatame selle kõik üle. Kas see on sinu kott seal? Kus on sinu... Kas su ID on selles? Kas ma võin su asju katsuda? Palun, lase käia. Okei, kus su kotis on su isikutunnistus? Oota, sa ütled, et see on selles kotis. Jah, see on selles kotis. Politseiraporti kohaselt ütles Joosep midagi, mis tagas, et ta saab täpselt selle, mille järele ta tuli. Mida sa praegu teed? Mida sa teed, isa? Sa ei tööta, Kai. Minu nimi on Joseph Lee. Hästi, Joseph. Sinne poole. Sinne. Olgu, nüüd lähed sa vanglast. Nüüd lähed sa vanglasse, olgu Joosep Lee, mitte midagi. Olgu, nüüd lähed sa vanglasse. Joseph Serrano sai süüdistuse õiguskaitseametniku ründamises ja ametnikule vägivallatult vastuhakkamises, nagu näitavad kohtudokumendid. Ta ei vaidlustanud rünnakusüüdistust ja vastuhakusüüdistus tühistati. Aitäh kõigile vaatamast! Selle loo Crime After Hoursi episoodi uuris, kirjutas ja tootis Juliana Batalja. Video monteeris Andrew Zuckerman. Mina olen Jesse Weber. Näeme järgmisel nädalal.